Fitnesslollidele on podcast naistele, kes tahavad ennast toitumise, trenni ja tervisliku eluviisi teemadel rohkem harida ja olla teadlikumad. Minu nimi on Laura-Liis ning mina olen personaaltreener ja online coach. No nii, tere taas kõigile. Mul on ülimalt hea meel, et jälle tuled kuulama minu podcasti episoodi number, ma ei tea, 11, 12, midagi siukest äkki. Ühesõnaga, täna tuleb nagu eriti põnev teema, sest see on siuke, räägime jõuludest ühesõnaga. Ja see on kas siis aasta oodatum sündmus või aasta vihatum sündmus. Et kellel on mingi hullud suured peredraamad ja kes nagu täiega naudivad perega koos olemist. Ja samas, kui me räägime toitumisest, siis on samamoodi, et kes mingi täiega ootab juba seda jõulupraadi ja kellel tekib ülisuur hirm, et issand, ma nüüd selle 1 nädalaga võtan nii palju kaalust juurde ja nüüd kogu mu aasta vaev on nagu täiesti pekkis ja enam midagi teha ei saa ja üldse kõik elu lõpp. Et ühesõnaga, ja siis ma mõtlesingi, et võtaks täna selle teema üles, et kuidas siis nagu jõulude ajal nagu toituda, kas piirata ennast, kas öelda lihtsalt okei, sööd mis tahad ja selles mõttes, et vaadata jah, et mis on sellised strateegiad, et kuidas mitte võib-olla täiesti ära nullida oma nii-öelda kogu töö ja vaeva, aga samas, kuidas ikkagi nagu nautida perega koos olemise aega ja sellega kaasneb paratamatult tihtipeale ka see söömise osa. Aga enne, kui ma räägin siin oma nippidest ja trikkidest ja kuidas ja mida võiks teha, siis ole hea, jaga see episood ühe sõbra või sõbrannaga, kellel on ka toitumisega jõulude ajal täiega probleeme ja kes on juba praegu stressis ja ärevuses, sest ta ei tea, mis jõuludest saab. Et ole hea, jaga see episood temaga ja see on väike liigutus sinu jaoks, aga mind aitab see väga juurde. Ja see ka, et kui teil on need Spotify või YouTube'i review'd, ja nii-öelda ta näitab sulle, et mis on kõige kuulatum podcast olnud ja kui ma olen sul seal top 5 või niimoodi, siis ole hea, jaga seda enda stories ja tag'i mind ära ja nagu nii paljud on mulle juba saatnud seda ja see on nii lahe vaadata, et päriselt nagu kuulatakse seda. Ma tean küll, et umbes ühte episoodi kuulab mingi 200-300 inimest, mis on nagu mega palju, arvestades, et see on nagu mingi mega väike podcast ja ma nagu ei ole mitte keegi siin maastikul veel, aga see on nagu ülisuur asi mu jaoks, nii et aitäh igale kuulajale selle kuulamise eest ja ka see, kui sa jagad minu episoodi edasi, et see on tohutult äge. Nii et aitäh sulle, aga hüppame nüüd teemasse. Nii, räägime siis jõuludest. Ma tegin siin endale märkmed ka, et paar punkti ja tead, ma ise nagu, ma alustaks sellest jällegi, et me kõik teame, et jõulude ajal üldiselt süüakse liiga palju, süüakse väga palju ka ebatervislikku, väga rasvast toitu, mingid seapraadid, asjad, mis on nagu eriti rasvased, on ju, magustoidud käivad ka niikuinii selle juurde. Ehk siis enne, kui me lähme siia üldse mingitesse strateegiatesse, siis tuleb sul endal läbi mõelda, et okei, et mis on sinu eesmärk. Sest ma alati nagu lähtungi sellest, et mis on eesmärk, on ju. Sa ei saa näiteks võrrelda mind, mina olen võistlusprepil praegu, on ju, selles mõttes, et minul on nagu põhimõtteliselt iga gramm on kaalutud ja see, kuidas mul kaal langeb, see on nagu tohutult oluline, sest mul on mingi tähtaeg ja selleks tähtajaks mul peab olema vorm valmis. Versus siis see, kes on lihtsalt elustiili nagu treenija, on ju, ja tahab lihtsalt kaalu langetada ja temal ei ole nagu mingit tähtaega, on ju. Et kas ta nüüd kaalub nii-öelda oma unistuste kaalu 6 aega hiljem või varem, tegelikult otseselt vahet ei ole, on ju. Ehk siis siin ongi see, et ma ütleks seda, et kui sa oled võistleja, siis see episood ilmselt ei ole sinu jaoks, sellepärast, sest sa pead lihtsalt kinni pidama enda nagu dieedist, enda toitumisest, sul ei ole valikut, see lihtsalt on nii. Ja seal teised võivad süüa, mis iganes tahavad, sinul on ikka oma toit prepitud. Et sul lihtsalt ei ole valikut.
aga kui me räägime nüüd täiesti tavainimesest, kes lihtsalt tahab tervislikult elada, tahab kaalu langetada, siis usu mind, nagu tegelikult absoluutselt vahet ei ole, mida sa seal jõulude ajal teed. Sul on terve elu, et seda nii-öelda tasa teha, ütleme nii. Aga tihtipeale, mis ma olen ise tähele pannud, et kui mul on mingid varasemad olnud mingid jõulusöömingud, asjad, et tegelikult, et me sööme seal küll tohutult palju, onju, aga milline su enesetunne peale seda on? Et kas see, kui sa sööd ennast nii täis, kas see enesetunne on tegelikult hea? Tihtipeale mina olen avastanud seda, et ma olen nii täis söödud, et nagu tegelikult mul on nagu ülihalb olla. Ja ma arvan, et siin ongi need punktid, millest ma nüüd hakkan rääkima, ongi just sellele inimesele kasuks, kes võib-olla tunneb, et okei, et tahan süüa küll, onju, sest elu tuleb nautida ka, onju. Aga võib-olla tahaks nagu teadlikumalt süüa. Et lähme siis tänaste punktideni, et mis ongi nagu see, et mis see nii-öelda juurpõhjus tegelikult on see, et sa tegelikult stressad selle toidu pärast, onju. Et tihtipeale asi ei olegi üldse selles toidus, vaid see, kuidas sa suhtud toitu, onju. Et tekibki nagu stress, onju. Või siis ongi see, et justkui lähed nagu sinna lauda selle tundega, et ma nüüd pean kõike sööma, sest ma ju rohkem ei saa, onju, sest see on ju jõululaud või siis ülitihti on inimestel ka see tunne, et ma ei tea, lähed mingi vanemate juurde või vanavanemate juurde ja nad teevad nagu täiega vaeva selle toidu tegemisega. Ja nüüd ma ju pean sööma, sellepärast sest nad ju nägid vaeva ja kuidas ma nüüd siis ei söö, onju. Et tegelikult ongi nagu see jällegi see psühholoogiline pool, kus me peame iseendaga tööd tegema, et esiteks küsima endalt, et kas see täna siin on tõesti viimane võimalus, millal sa saad seda jõulutoitu süüa. Tegelikult ei ole. Kui sa tahad, sa võid ka homme veel süüa, sest niikuinii ilmselt on mingid jäägid, onju, pluss siis teiseks sa võid poodi minna ja osta endale või teha täpselt sedasama toitu, onju. Ehk siis tegelikult see toit ei jookse mitte kuhugi. Sa ei pea seda kohe nüüd sööma ja see on väga okei, kui sa sööd ka homme. Väga lihtne. Ja siis see, et su vanaema või pere on nagu hullult vaeva näinud, see on ju väga tore nende jaoks ja ma arvan, et nad ei pahanda, kui sa nüüd ei pane nagu terve taldriku seda toitu täis või võtab pool taldrikut näiteks. Et kui sul hiljem enesetunne on nagu parem, et siis ma arvan, et see on nagu väga, väga okei ja nad austavad sinu nii-öelda toitumisstiili või siis seda, et sul on lihtsalt kõht täis, onju. Siis üks asi, mis on hästi põnev, mis mul üks klient tegelikult rääkis, et kust jõulude ajal tuleb ka siuke hull ülesöömine on see, et justkui mõtled, et okei, et ma terve päeva ei söö midagi, sest ma niikuinii ju õhtul söön nagu nii palju, onju, et siis ma ei peagi, siis ma justkui kompenseerin selle, onju. Aga mis siis tegelikult juhtub, on see, et kui sa terve päeva ei söö, siis sa tegelikult su keha ei saa energiat ja siis juhtul sul ongi see, et nagu sul tekib see ülesöömine, sellepärast sest su keha ei saa aru, et millal nagu tuleks seda stoppi tõmmata, onju. Sest tal on justkui see, et ma pole terve päeva süüa saanud, ehk siis ma pean nüüd nagu topelt tasa tegema, sest äkki ma nüüd homme ka terve päeva ei saa süüa. Ehk siis nagu selles mõttes, et proovi ka mitte seda teha, vaid proovi ikkagi nagu, kui on see mingi jõululaupäev, et söö oma tavalist hommikusööki, söö tavalist nagu lõunasööki ja siis õhtul lihtsalt võtadki täpselt endale nii palju, kui sa ise soovid. Et see on ka nagu üks hästi suur nagu viga, mida ma näen, on see, et lähedki nagu jõululauda täiesti nagu näljasena, et see lihtsalt ei ole nagu mõistlik. Siis ongi see, et siis sa võtad rohkem ka magusaid asju, onju, sest su keha tahab seda kiiret nagu energia laksu, onju, ja seda me paratamatult saame magusast. Keha ei ole loll, onju, keha teab väga täpselt, et kust ta selle kiire energia kätte saab. Et selles mõttes see on jah, nagu hästi oluline. Ja siis õhtul ka, et ma tean, et tavaliselt on pigem nagu õhtuti mingid jõulusöömised,
aga proovige natuke varem võib-olla alustada, et mitte, et sööte seal, ma ei tea, 9-10 veel seda toitu, on ju, sest noh, siis jällegi sul on natuke halvem uni, sa tegelikult ei saa väga hästi magada, eriti kui sa oled ennast nii täis söönud, on ju. Et sellel nagu ka ei ole pointi. Ja siis veel üks punkt on see, et kui sa saad valida, vaata, siin ongi nagu see, et kas sa teed ise jõulusüüa, on ju, noh, näiteks kui sa oled ema, on ju, ja perega teed, on ju, jõululaupäeva tähistad kuidagi või siis noh, kui seal ongi, ma ei tea, seal on mitu nagu valikut laua peal, et siis mis ma näiteks ise tegin, et ma siin korraldasin ka ühte jõuludinnerit, kus ma tegin süüa, on ju, ise muidugi sõin oma toitu, aga teistele siis tegin süüa ja lihtsalt väga meeldib kokata. Ja siis oligi see, et ma nagu otsisin igast mingeid retsepte, et mida siis võiks teha, on ju. Siis mõtlesin, et okei, et noh, ma olen ju see nagu tervislik inimene, et ma ei saa ju nüüd mingi täiesti nagu full nagu halba toitu teha, on ju. Ja siis ma mõtlesingi, et okei, et teen siis midagi kanaga, sest noh, kana on üldiselt väga kerge, ta on suure nagu valgusisaldusega, ei ole nagu nii palju rasva. Siis tegin ahju juurvilju, on ju, ja tegin siukse mõnusa nagu talvise salati juurde, kus jah, oli küll oliiviõli, on ju, et selles mõttes justkui võid mõelda, et noh, on mingi halb ja ebatervislik, aga tegelikult seal oli nii palju mingeid nii-öelda juurvilju ja asju juures, et noh, natuke õli on nagu väga okei, et seda ei pea nagu, see on samamoodi, et ära mine sinna nii-öelda jõulude juurde niimoodi, et see all or nothing, on ju. Sa võid endale lubada ka seda mingit koogitükikest või midagi siukest, see on väga okei nagu. See peabki kõik olema natuke tasakaalus. Aga kui sul on valida, et noh, näiteks kui seal ongi mingi, issand, ma ei tea, mis Eist täna tahab tähelepanu, et ühesõnaga, et kui sul on valida, kui sul on näiteks see mingi seapraad versus siis kana, on ju, noh, siis proovi võtta lihtsalt natuke rohkem seda kana ja võtta seda siga ka, aga võtta siis mingi väiksem ports, on ju. Et kui sa tahad näiteks maitsta või nautida, on ju. Et see on väga okei. Et mõtlegi selle peale, et sul oleks ikkagi nagu enam-vähem siuke tasakaalus taldrik, on ju, kus ongi mingi valguallikas, mis ei ole nagu kõige mingi hullult rasvasem, on ju, siis mingid köögiviljad, süsivesikud ja rasva, on ju. Ja siis nii-öelda võid mõelda, et okei, et noh, palju sa seda magustoitu tahad, on ju. Ja ma ise olen avastanud ka seda, et noh, kuna ma olin siin nädalavahetusel, tegin selle väikse jõuludinneri ja olin ka vanemate juures, kus on igasugu häid toite ja magusad ja asju, on ju. Teate, ma ei piiranud ennast. Ma maitsesin ka igat oma toitu, ma võtsin igast asjast mingi väikse nagu osa, on ju. Noh, tegin seda kana, on ju, noh, ma tean, et kana ei ole nii väga hull. Võtsin mingi väikse sükse tüki ja maitsesin, on ju. Sama salatiga, noh, salatis, no seal ei olnud väga palju kaloreid, ma tean seda. Ehk siis võtsin jälle mingi väikse tükikese, maitsesin, on ju. Ma isegi maitsesin mu vanemate, nad ostsid, Lidlis on seal mingid, ma ei tea, mingid keeksilaadsed asjad, mingid jõulukoogid. Isegi sealt võtsin väikse nurgakese ja teate, ma maitsesin seda ja ma olen nagu, et see isegi ei maitse nii hästi, et see oleks nagu väärt minu jaoks oma nagu dieedi rikkumist. Aga ma lihtsalt olen endal nagu võtnud selle suhtumise, et ma ei taha ennast liiga keelata, sellepärast, sest kui ma ütlengi nagu seda, et nüüd on nagu noh, kõik või mitte midagi, on ju, et siis mul tekib nagu see, et ma tahan seda veel rohkem, aga kui ma ütlengi, et okei, et ma võin ju võtta, ma võin ju maitsta. Ja siis ma tegelikult saan aru, et tegelikult see ei maitsegi nagu nii hästi, et see oleks nagu väärt seda. See ongi, sul on nii palju lihtsam öelda ei sellele. Et tegelikult nagu sa ei peagi seda sööma. Ja teate, ma just enne tegin enda püksid puhtaks karvadest ja tundub, et nüüd mul on koeris üles ja mul on musta värvi püksid jälle täiesti valgeid karvu täis. Nii et aitäh sulle, Tibu.
aga ühesõnaga, mis ma sellega öelda tahan, on see, et võta nagu päriselt neid asju, mis sa päriselt tahad süüa. Mitte sellepärast, et need on laua peal, mitte sellepärast, et nagu peab, et keegi tegi seda, onju, vaid alati küsi nagu seda, et okei, et kas on nagu praegu väärt sulle seda, et nagu siin on nagu selles mõttes hästi sihuke nagu keeruline piir, onju, et kus on see, et ma nüüd naudin, onju, ja kus on see, et ma nüüd nagu piiran ennast. Sest ma üldse ei poolda seda piiramist, vaid ongi see, võta, proovi, kui sul maitseb, noh, võta natuke veel, onju. Ja aga alati küsi iseendalt, et okei, et kas see on nagu väärt seda, kas kui sa tead, et see võib-olla ei mõju su tervisele võib-olla väga hästi või tekibki see nagu sööd ennast üle, et siis alati küsi seda, et kas see on praegu väärt seda. Et ja mis ma ise olen praegu ka enda dieedi nädalal või dieedi ajal nagu kasutanud, ongi tegelikult see, et kui ma tunnen, et ma täiega tahan mingit toitu süüa, onju, ja noh, mul on, kõik teavad, mul on täiega mingi saiakaste teema, ma nagu armastan mingi croissante ja šokolaadisaiu ja kõik siukseid asju, onju, kõik, mis on nagu jahust tehtud, et ma väga naudin neid ja siis mul ongi, noh, alguses oli raskem, nüüd on juba nagu lihtsamaks läinud, ongi see, et täiega tahaks praegu mingit saiakest. Aga siis ongi nagu see, et siis ma olengi endale öelnud seda, et okei, aga praegu ei võta, aga ma homme võtan. Ma homme söön. Ja teate, ega kui see homne päev tuleb, jõuab kohale, ega siis nagu sa enam ei taha tegelikult seda. Et sulle esiteks on kas juba meelest läinud või siis sind nagu lihtsalt enam ei huvita see. Ja see on ka väga hea viis, mida jõulude ajal kasutada. Et sa võidki lihtsalt öelda, et okei, et kuule, väga hea toit, onju, ma homme võtan. Et siis tegelikult mitte midagi ei juhtu, kui sa seda täna ei söö, onju, sa võid homme ka süüa, onju. Ja siis vaata, kas sa homme endiselt tahad seda või kas see ongi lihtsalt see emotsionaalne söömine. Siis tuleme magustoitude juurde. Nagu ma selles mõttes juba ütlesin sulle, on see, et see magustoiduga jällegi mina ei poolda piiramist, söö seda magustoitu, jumala eest nagu ära nagu keela ennast, sest see teeb minu silmis asju veel hullemaks. See on sama nagu see mingi Jeesuse lugu, et see keelatud vili, see, mida keelatakse, seda tahadki kõige rohkem, ehk siis ei ole mõtet keelata, ehk siis mis ma soovitan sulle selle magustoiduga teha? Võta, sa ei pea terved magustoitu sööma, võta näiteks pool tükikest, võta mingi väike nurgake, maitse, vaata, kas üldse maitseb sulle, kas on nagu väärt seda, ja sa võidki näiteks teha, noh, kui see näiteks on mingi peresöömine, sa võidki öelda, et kuule, noh, peresöömise võib-olla ongi nagu selles mõttes lihtsam, võtadki mingi koogikesest mingi väikse nurga, ütle, et davai, kuule, ma võtangi ainult nii palju, ja nagu samamoodi siis, noh, kui sa mitu asja, võtadki igast asjast mingi väikse nurgakese, et saadki kõike maitsta, sinu nii-öelda see meelelahutus on nagu täidetud, ja sa said kõik oma nii-öelda vajadused, ütleme nii, siis täidetud, Või siis teine variant on see, et võtadki oma mingi tervisliku asja kaasa, noh, mis sa tead, mis sulle meeldib, noh, näiteks minu go-to magustoit on kodujuust, panen natuke maitsetilgad sisse, panen kakaod ja panen kaneeli, ja see ongi minu magustoit ja tead, nagu mul sellest täiesti piisab, mul ei olegi mingit muud nagu magustoitu väga vaja. Ja noh, ongi kõik mingid piparkoogid, asjad, võta julgelt nagu, võta söö, ära piira ennast, aga mõtle, ära lihtsalt söö liiga palju, sul ei ole vaja tervet seda karpi piparkooki süüa, vaid võtagi 1-2 näiteks, olete selle söömingu nii-öelda ära teinud, natuke puhkad ja siis võtadki 1-2 piparkooki peale ja kõik on väga timm nagu. Et jällegi sul ei ole, vaata, see on nii naljakas, et justkui nagu keha kogu aeg arvab, et ma pean nüüd ja kohe nagu sööma, See on üldse tänapäeval see
mingi asi, et vaata, me kõik tahame ja me saame ka üldiselt kohe ja nüüd ja praegu on ju, tellid mingid riided, tulevad kohe järgmisel päeval, jõuavad kohale on ju. Noh, aga harjutame natuke seda asja, et ootadki natuke. Sul ei ole vaja kohe seda tervet piparkoogi karpi nagu ära süüa, sest usu mind, seal poes on veel piparkooke, need ei saa nii kiiresti otsa. Et sa võid vabalt nagu võttagi 2 tükki ja homme need on ikka veel alles, ära muretse. Okei, võib-olla kui sul lapsed on, kes söövad kõik piparkoogid ära, noh, siis sa pead lihtsalt uuesti poodi minema, aga need on ikkagi veel alles, need ei kao mitte kuhugi. Et see on hästi tihti ja ma arvan, et inimeste peast kinni, et justkui tekib see hirm, et issand, ma nüüd pean kohe ja nüüd ja praegu kõik ära sööma, sest muidu ma äkki homme ei saa. Tegelikult me saame küll homme ja see on nagu hästi suur, nagu hästi palju nagu mõjutab. Vaat. Ja siis ütleme nii, et ma vaatan korra enda märkmed veel. Ühesõnaga, jah, et see on nii-öelda see toitumise pool, et noh, kuidas võiks nagu ideaalis minna, on ju. Ja mis juhtub nüüd siis, kui asjad on ikkagi nii-öelda justkui pekki läinud, on ju, sa oledki täiesti ennast nagu nii täis söönud ja nii halb on olla, noh, emotsionaalselt on halb olla, sellepärast, sest sa sõid ennast ju täis ja nüüd sa lähed sinna järgmisel päeval ilmselt veel kaalu peale ka ja vaatad, oh my god, 2 kilo on juures, on ju. Esiteks, kallis naine, noh, ma eeldan, et enamus on naised, kes siin kuulavad seda, on ju. Esiteks, see 2 kilo, mis sul on juurde tulnud, väga suur osa sellest on lihtsalt vesi, sest ilmselt sa oled söönud rohkem mingit soola, nii-öelda rohkem soola ja sool hoiab vett ja see kaal, mis sa seal järgmisel päeval näed, on vesi, siis see kaal on lihtsalt see toidumass, mis sul kehas on, mis seal endiselt veel on. See kindlasti ei ole rasv, sellepärast, sest selleks, et sa nagu võtaksid 2 kilo rasva juurde, sul on vaja umbes 14 000 kalorit olla nagu süüa liiga palju. Ja usu mind, isegi parima tahtmise puhul sa ei söö nii palju jõuluõhtul. Nagu 100% olen kindel selles, nagu see ei ole võimalik. Ehk siis ära nagu stressa üldse, sellepärast see nagu 1-2 päeva võib-olla on natuke kõrgem, aga kui sa sealt nagu edasi toitud jälle nagu tavapäraselt, siis see on nagu väga okei. Siis võib-olla, ma ei tea, 100-200 grammi tuleb sul nii-öelda justkui rasvast juurde, aga nagu tegelikkuses suures pildis see ei muuda mitte midagi. Siis mõtle, sul on terve elu veel aega, et jõuda jälle sinna tagasi kaalu, või sinna unistuste kaalu, kuhu sa praegu võib-olla pürgid, on ju. Et selles mõttes sul on nagu aega selleks, et see 1-2 päeva jõulude ajal, see ei riku kogu su nagu tulemust või vaeva, mis sa teinud oled. Et see on okei, et kaal on peale seda natuke kõrgem. Ja mis ma võib-olla veel soovitan? Tipu. Sul on ikka väga suur tähelepanuvajadus täna. Saa isegi rahulikult podcasti teha. Eis. Aitäh sulle. Üks asi veel, mis ma tahaks soovitada. Et veel selle ülesöömise koha pealt ka. Et põhimõtteliselt ongi hästi oluline see, et isegi kui juhtub siis see ülesöömine, ära karista ennast, it's fine. Ära nälgi järgmisel päeval jumala ees, sest siis hakkabki see siis see hakkabki pihta nagu, et nälgid jälle ja siis õhtul tekib jälle see suur nagu ülesöömise hoog, sellepärast sa oled terve päev nälginud, on ju, vaid lihtsalt söö täiesti tavaliselt edasi. Võib-olla jah, midagi natuke kergemat, et anda ka maole natuke rahu, ütleme niimoodi. Ja kindlasti mine nagu tavapäraselt trenni, on ju, aga see ka, kui sa jõulude ajal trenni ei jõua teha, no ega su lihased selle 1-2 päevaga ka ära ei kao. Et selles mõttes, et pigem ongi see, et kui sa tunned, et sa oled üle söönud, siis keskendu võib-olla sellele, et lihtsalt
jõuda nagu võimalikult kiiresti oma tavapärasesse rütmi. Ja üks lisasoovitus veel, mis mul sulle on see, et tee jõulud aktiivseks. Kui sul on lapsed, ülihea, mine jalutama nendega, mine välja, ole väljas, lund meil ilmselgelt jõuludeks ei tule, nagu alati, aga nagu proovi siis olla nagu aktiivne, et niikuinii jõulude ajal meil on vaba aega palju, enamus meil tööd tegema ei pea, siis kasutage seda võimalust, et mine mingi suuremale jalutuskäigule. Praegu Vabaduse väljakul on üliilusad nagu jõulupuud üleval, mine Raekoja platsile, üliilus nagu jõuluturg. Sa ei pea sealt isegi mingit klõgi võtma, aga lihtsalt nagu see vibe ja kõik see on nagu nii mõnus. Või siis, kui sa oled kuskil maal, siis mine metsa jalutama, et selles mõttes proovi olla nagu aktiivne, et isegi kui see jõusaali ei jõua, see on ka nagu selles mõttes nagu väga, väga okei, et siis jääbki 1-2 päeva vahele või siis teed kodus mingi trenni, see on ka, okei, mul on hea rääkida, mina näiteks olen see tüüp, mina absoluutselt ei suuda kodus trenne teha, sest ma lihtsalt ma olen liiga laisk selle jaoks, ma ütlen ausalt, mina pean alati jõusaali minema, sest mina lihtsalt teistmoodi ei saa, aga soovituse võin ikkagi anda, et minge tehke siis kas või kodus trenni, ja seda on hea ka teha peale seda nagu söömist, et natukene keha nagu ergitada, et ei tekiks, kui sa oled palju söönud, et ei tekiks seda nagu raskustunnet sees, et see lihtsalt nagu aitab jällegi ka kaasa. Vot, aga ma tean, et see episood natuke on võib-olla lühem, sest ma lihtsalt tunnen, et ma tahtsingi rohkem nagu selle jõulu aspektile nagu keskenduda, aga tegelikult see toitumine nagu vahet ei ole, kas on jõulud või on mingid teistsugused nagu tähtpäevad või midagi sihukest, et ka sünnipäevade puhul ma olen alati oma klientidele öelnud, a la mingi laste sünnipäeva, no shit, et seal on kook olemas, muidugi, ja no shit, sa emana teed seal tervele karjale nagu süüa, ja muidugi sa tahad seal ka süüa ja söögi, aga jällegi mõtle lihtsalt iseenda jaoks läbi, et nagu mis on su eesmärk, kas see praegu nagu on väärt seda, kas see teeb sulle head meelt ja kui sa oled selle otsuse vastu võtnud, et sa lähed justkui sellest tavapärasest dieedist, mida sa võib-olla muidu järgid, et sa ei järgi seda nendel tähtpäevadel, siis tee endaga kokkuleppe, et nii on ja siis sa ei tunne ennast peale seda halvasti. See on hästi oluline, sest kui sa tunned ennast halvasti, siis sul tekib jälle see tunne, et sa tegid midagi keelatud, aga tegelikult sa ju tegid endaga kokkuleppe. Nendel päevadel sa söödki nii, kuidas sa ise soovid. Et see on nagu ka hästi oluline, et sa pead siis enda kokkuleppest ka kinni, et see on nagu hästi oluline, et kui sa oled otsuse vastu võtnud, siis jää endale kindlaks ja see on okei. Ja siis me ei tunne ennast halvasti. Ja siis ongi, kui jõulud on läbi, jõuad jälle oma tavapärasesse rutiini, jälle uus aasta, uus mina, ja siis lihtsalt toimetad edasi, sest see lihtsalt tulebki võib-olla olla natuke nagu teadlik, et okei, et mis toite ma söön, kui sul ikkagi on see tervislik toitumine oluline, kui sa tunned, et see on osa sinu nagu elust, et siis lihtsalt mõtlegi selle peale, et okei, mis on need valikud, mis toetaksid mind ja minu eesmärki kõige paremini ja nendes validki lihtsalt parima. Ja siis ongi see, et tunneta hästi, tee nagu pause ka söömise ajal, tunneta, kas sul on kõht täis, kas sul ei ole kõht täis, sest hästi tihti me arvame, et kõht on veel tühi, aga siis sa ootad natuke ja saad aru, et tegelikult kõht on päris täis. Ja joomine, hästi oluline. Ja siin ma ei pea silmas alkoholi joomist, vaid nagu vee joomist. Näiteks mul endal on siin ka pudel kõrval, sest nagu mul endal on siin viimasel ajal ka see vee joomine natuke meelest läinud, aga see on hästi-hästi oluline, sest tihtipeale jällegi me arvame, et meil on nälg, aga tegelikult meil on lihtsalt joogijanu. Et see on nagu hästi oluline ka. Ja kui sa võtadki selle glögi ja kui sa võtad ka alkoholiga glögi, see on ka okei. Muidugi, kui ma oleks nüüd, ma ei tea, mingi ülirange nagu toitumisnõustaja ütleks, ei, alkohol on kõige halvem asi üldse maailmas ja ega ta ei olegi hea, ta ei tee mitte midagi kasulikku su keha jaoks, välja arvatud seda, et sul on endal tore olla.
aga tead, vahepeal see ongi nagu väärt seda, et me teemegi mingeid asju lihtsalt sellepärast, et meil on tore olla ja see on ka okei. Nagu noh, ma arvan, et ma ise usun tohutult sellesse, et tuleb leidagi mingi tasakaal, et sa ei saa olla ekstreemsusteni nagu kogu aeg ainult tervislik. Noh, ma ei tea, võib-olla mõni saab. Mina tahan ikkagi käia nagu väljas söömas, nautida toitu. Ma tahan nagu, noh, ma ei tea, Küprosel, kui ma vanasti elasin, ma ka väga alkoholi ei joonud, aga kui sa läksid veiniistandusele, siis sa ikka proovisid seda veini ja nagu, sest see ongi lihtsalt nauding, see ongi ägedad veinid, katsetad, proovid. See on samamoodi nagu, ma ei tea, teised katsetavad mingit trenni, noh, siis mina vahepeal katsetan mingi veine või toite, onju. Et ma arvan, et see ongi osa elust ja tulebki iseendaga mingeid kokkuleppeid teha ja nendest kinni pidada, aga ei tohiks unustada ka seda nagu naudingut ja noh, lõppude lõpuks jõulud on ikkagi ju pere nagu sündmus ja sihuke koos olemise aeg, et võib-olla pannagi rohkem rõhku sellele, kui siis sellele hullu nagu söömisele ja siis need nii-öelda pooled mured juba lahenevad iseenesest. Või siis sa teed nagu mina, ma lähen jõuludeks pere juurest ära, ma lähen reisile, sellepärast, sest no nüüd ma enam ei karda, aga siin mõni kuu tagasi, kui ma ostsin piletid, ma veel kartsin, et kas ma suudan jõulude ajal nagu vastu pidada sellele, et terve pere sööb selle suurt jõulupraadi ja mina olen dieedil ja ma ei tohi seda süüa. Nüüd ma tean, et ma tegelikult saaks väga hästi hakkama, aga noh, nüüd on lennupiletid juba ostetud. Nii et nüüd mul on minek, et ma lähen soojale maale, lähen sõpradele külla ja saan siis sealt nii-öelda eemal olla sellest suurest jõulusöömingust, aga see-eest on mul järgmised challenge'id, et kui ma seal sõbrannadega Küprosel lähen sööma, et siis tulen oma toidukarbiga ja siis ilmselt inimesed vaatavad imelikult, aga tead, ka see on väga okei. Ma olen juba ära harjunud sellega. Õnneks mul siinsed Eesti sõbrannad juba ka on väga fine sellega, et ma siin oma toidukarbiga ja enam ei lähe sööma kuhugi, onju, et lihtsalt nii on. Ja noh, eks see vajabki natuke harjumist, aga noh, jällegi ongi see küsimus, et mis kokkulepped sul iseendaga on, mis eesmärgid sul on ja lähtuvalt sellest tulebki käituda. Sest noh, lõpuks ongi see, et noh, kui sa lubadki endale jõulude ajal, sa oled endaga selle kokkuleppe teinud, siis see ongi okei. Ja siis lihtsalt peale seda lihtsalt liigud edasi, sest siis ei oma ka nii suurt tähtsust. Et kui me teeme nagu mingeid sündmusi või mingeid asju nagu nii palju tähtsamaks, kui nad võib-olla on, et siis see tekitabki rohkem stressi. Aga kui sa võtadki lihtsalt, okei, ma tegin siukse kokkuleppe ja nii on, et siis ongi tegelikult ju palju lihtsam, sest see ei oma nii suurt väärtust siis. See lihtsalt ongi kokkulepe, davai, lähme liigume edasi. Vot, aga nüüd ma olen siin juba pikalt rääkinud, isegi rohkem, kui ma planeerisin. Vaatan, kus mul mingid märkmed veel on. Et põhimõtteliselt lõpetuseks mõtlen seda, et ma loodan, et sa said siin episoodist natuke mõtteid, et kuidas võtta vastu neid jõule siis natuke rahulikumalt, teadlikumalt, ilma ärevuseta, sest paratamatult toit on osa meie kultuurist, pühadest, aga sa ei pea ennast stressama. Ja selles mõttes, et ei ole vaja nagu üle mõelda. Niikuinii elu on juba nii stressirikas, et võta nagu rahulikult ja lihtsalt ole teadlik. Ma arvan, et see on see nagu kõige suurem nagu võtmesõna, ütleme niimoodi. Vot, aga ma rohkem sind kinni ei hoia. Mina igal juhul tänan, et sa kuulasid siia kiiresse episoodi sisse. Siuke välkäpp episood ja selles mõttes, et mul on toimumas kolmapäeval veel viimane, 2 webinari on veel kolmapäeval kell 18:00. Vaata mu Instagrami konto all @lauraliis.m, et seal on info igal juhul lingina üleval, et saad ennast registreerida, vaata üle.
Sest me nüüd sellel kolmapäeva räägime ka natuke stressist, küll rohkem spordivormis, et ärevusest spordist, aga ma arvan, et see mõnevõrra kattub ka selle tänase teemaga, mis me siin oleme rääkinud selle toitumise kohta ja jõulude ajal. Ja kui sa tunned, et sa said siit episoodist väärtust, siis ole hea, jaga seda ühe sõbra või sõbrannaga või jaga oma stories, täägi mind ära, sest teate, see on nii äge, kui te nagu saate siit päriselt väärtust ja ma nagu saangi aru, et inimesed päriselt kuulavad seda podcasti, et see on nii nagu äge ja see annab mulle nii palju energiat, nii et ole hea, jaga seda kellegagi. Vot, aga tänaseks on kõik. Aitäh sulle ja ilusat jõuluaega ja naudi täiega, sest elu on nautimiseks. Tšau, pakaa! Sina teed katse uued. Eriti tähelepanu tahad täna. 3 niidi tuua. Mis me nüüd teeme? Tšau!